Maatriks on nüüd selles meie reaalsuses nagu vaimne hologramm või filter, mis projitseeritakse baasreaalsuse peale. See ei ole eraldi digitaalne maailm, vaid justkui reaalsuse kiht, mis moonutab seda, kuidas me baasreaalsust tajume ja sellega suhtestume. Mõtle sellele nagu virtuaalreaalsuse prillide kandmisele oma kodus, ringi liikudes majas on kõik päris, kuid prillid lisavad illusioone, näiteks seinu, mida pole olemas, ja värve, mis muutuvad vastavalt sellele, mida programm ette annab. Nagu ma enne mainisin, on peamiseks maatriksi reaalsuse tajumise aluseks meie uskumused, mida meile õpetatakse maast madalast. Maatriks elab ja toitub sellest, mida me kollektiivselt või individuaalselt tõena aksepteerime. Uskudes, et miski on võimatu või jäik, tugevdab maatriks seda uskumust ning tõmbab meie tähelepanu baasreaalsusest selle loodud illusiooni sisse. Aja jooksul muudab see uskumuste põhine fookus baasreaalsuse meist kaugeks, kuigi me elame oma füüsilise kehaga endiselt selles. Näiteks, baasreaalsuses oleme kõik külluslikud, aga maatriksis on sinu ajusse läbi uskumuste sisse ehitatud kunstlik sein selliselt, et sa ei suuda hoomata kõiki neid viise, kuidas on võimalik siin elada külluslikku elu. Nii ongi sinu ajus peal filter, mis hoiab sind vaesena. 3. peatükk. Maatriksi maailm. Ava oma silmad. 3. raamat Jumalate mängud on nüüd saadaval. Lisainfo tellimiseks on kirjelduses.